Kirivöötehnika on Eestis olnud levinud alates 18. sajandist ja kasutatud on sellises tehnikas vöid siis valdavalt naiste vööna. Vöömaterjalideks kasutatakse linast, lõime ja villast. Villasest materjalist moodustuvad siis vööpinnale erinevad mustrid. Vöömustrid joonistatakse üles harilikult sellise skeemina. Kirivöö valmistamiseks on meil vaja järgmised töövahendid. Vöö loomise raam, mis minul nüüd on sellise kujuga, neid võib olla ka erinevaid. Siis pulgad raami sees. Kudumiseks on oluline piirits ja vöömõõk ehk vöönuga. Ja niite tegemiseks on veel vajalik selline peenikene tugev materjal, mis võiks olla võimalikult siis sile ja libe. Vöölõime me seame üles umbseringina, et see on oluline, et pinge oleks kogu töö vältel ühtlane. Ma seon lõnga siia esimese pulga külge kinni, siis tulen ühe pulga tagant ja teise ümber teen tiiru. See pulk jääb pärast töö sisse. Ja edasi ma teen nüüd niisuguse ringi siit. Nii pikalt saan sättida, kui mul on vaja. Järgmine ring tuleb linase lõimega. See on jälle otsa siia kinni. Pärast, kui ma töö lõpetan, kui mul sinisega saab näiteks töö tehtud, siis ma katkestan lõnga ära ja seon alguse ja lõpu kokku. Selleks ma teen sellise lipsu, mis tuleb lahti. Nüüd ma tulen teise lõimega siit, tulen teiselt poolt pulka ja ka siin tulen nüüd teisele poole ja teen jällegi ringi siin ümber. Ja edasi liigun juba seda vana rada mööda. Nii, meil on nüüd vöölõim on raami peale loodud. Ja järgmine tööetapp on see, et ma keeran raami endale risti siia ette ja kudumiseks on väga vajalikud töövahendid, on niied, mis ma pean tegema siia lõime külge. Niite tegemiseks on vajalik selline väike pulk ja peenikene tugev nöör, mille ma pistan siit vahelikust läbi. Iga lõime tagant, mis tuleb selle pulga peale, võtame siit sellest peenikesest nöörist niisuguse aasa siia väiksele pulgale. See jääb pärast siia töö sisse meil ja aitab siis kudumisel kaasa. Jõuan niite tegemisega kohe lõpule ja nüüd ma fikseerin selle jooksva lõnga siia pulga külge lihtsalt ära. See on ta sõlme ja siis on see töö tehtud. Võtame pulgad välja, mis hoiavad seda pinget. See keskmine pulk jääb töö sisse. See aitab meil kudumisel. Ja ülejäänud lõime venitame siit raami pealt maha. Vöölõim keeratakse kokku selliselt, et ma nihutan teda siia pulga keskele. Panen pulgad siia kokku ja keeran 8 ümber pulga töö kokku. Siis ta ei lähe sassi ja teda on lihtne hoiustada. Vöö kudumisel on siis oluline lõim pingesse seada. Umbse lõime korral me peame ühe otsa fikseerima ja see ring jookseb siis mul selja tagant ümber minu ja oma kehaga ma pingutan seda lõime. Vöö kudumisel oluline töövahend on siis vöömõõk, millega ma tekitan vahelikud.
ja edasi tulebki vahelik avada ja hakata mustrit lugema. Kudumine näeb välja selliselt, et avan vahelikku ja korjan siit nendest värvilistest lõngadest öömustri. Siin ma nüüd pean tooma lõime alt üles ja selle lõime lükkama alla. See lõim liigub alla ja siit liigub üles. Kõik linased lõngad on alati õiged, et nendega ma ei tee mitte midagi, et ainult liigutan villaseid. Avame uue vaheliku. Ja korjame järgmise rea. Jällegi liigutan alt üles. Ja niimoodi jätkatakse, kuni vähemalt 3 meetrit on kootud.